Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ilusat 20. augustit ja taas iseseisvumispäeva kõigile inimestele. Kui teil on vaba päev, siis digitunni tegijatel ei ole vaba päev, mis tähendab, et kell on 11 läbi ja saade Digitund alustab Kuku Raadios nagu alati. Saatejuhid Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa uudisteportaalist Genius.ee ja tänane saade on selline. Maailma vist hetkel kõige populaarsem või üks kahest kõige populaarsemast arvutimängust on jõudnud Androidile, kõik Eesti lapsed ja noored ilmselt hakkavad seda mängima, aga sellega on seotud mitmeid nippe ja knihve ja me nendest täna räägime. Siis Tallinna ühistranspordis saab nüüd pangakaardiga maksta masinas. Miks see võiks oluline olla? Arutame. Uus iOS on teinud, tuleb välja, teeb ka vanemad telefonid paremaks kui seni. Ja uudistes räägime võib-olla veel sellest, et üks perearstikeskus lasi jälle andmed kõik pättidel üle võtta. Kuna ka sügis on tulemas, tulevad töörutiinid, inimesed tulevad kodudesse tagasi ja talveaeg ka vaikselt võib-olla saabub meile või ei saabu, siis tänase saate teise poole pühendame mina ja Hans arutelule ja võib-olla ka oma nippide selliste kasutuskogemuste jagamisele, et kuidas peale tungiva nutisõltuvusega ikkagi hakkama saada. Millised on reeglid? Kas telefoni kasutatakse või ei kasuta õhtul või hommikul või päeval või töö juures või ma ei tea, kes kus kasutab, kas lapsed võivad kasutada, kas lapsed võivad tahvleid kasutada ja mängukonsoolidega mängida või kuidas me ise oleme selle asja korraldanud ja kuidas Google'i uus digitaalse heaolu assistent minu isiklikul nuti tarbimisel on silma peal hoidnud. Digitund. Hakkame siis saatega pihta. Fortnite on küll sõna või nimi, mis on, ma arvan, väga paljudele Eesti inimestele tuttavad. Vanasti oli selleks GTA, mäletad, kõik lapsevanemad kangestusid, kui nad kuulsid seda 3 tähti. GTA, kas sinu laps mängib ka GTA'd? See GTA tuleks ära keelata. No nüüd on selleks uueks GTA'ks on Fortnite. Nii on, jah. Mis on põhimõtteliselt ju üks tulistamismäng. Täpselt tulistamine, et kui ei süvene, siis vaatad ikka, et see on üks vägivald seal kuskil mängumaailmas ja mis seal head on. No fakt on see, et ta on tohutu fenomen, väga suur, väga palju mängitakse. Aga asjad lähevad ainult veel suuremaks, sest et seni on ta peamiselt olnud konsoolimäng. Ja see on nagu hoidnud seda nakkust veidi piiratud alal, on ju, et konsoolid on tõsistel... No, arvuti peal on ka saanud või ei ole või? Jokke arvuti peal ka, aga sul on vaja ka mänguseadet. Aga nüüd on ta siis olemas Androidis. Android on maailma kõige levinum siis ta selline arvutusseade või platvorm, mobiiltelefon, neid on ma ei tea, paar miljardit maailmas. Ja nüüd, kui tuli Samsungi uus Note 9 välja samal päeval, ütles see Fortnite'i tegija, et saime valmis Androidi versiooni. Tõsi küll, ta on ikkagi 3D mäng, et ta väga odaval telefonil ei jookse, et sul on vaja nagu paremat mobiiltelefoni, et nad ütlevad, et tipptelefon võiks olla. Aga ta tuli üldse kuidagi välja ju koos Samsung Note 9-ga. Selline ühisüritus nagu ikka tehakse. Aga ta ei ole ainult Note 9-le või ainult Samsungile mõeldud või on või? Ta on ka teised tipptelefonid, seal saab ka proovida seda beta. Aga see on nüüd beta versioon? Ta on beta. Aga tead, tänapäeva maailmas kõik on beta. Ma teaks, Google on betast välja tulnud. Jah, see on hea küsimus. Gmail vist isegi millalgi tõesti tuli. No võtta, kas see... Aga mitte, see ei olnud nii hirmus ammu. Beta on see, mis vanasti oli juba nagu päris asi, et see on nüüd beta. Ühesõnaga, Fortnite on mobiiltelefonidele põhimõtteliselt olemas. Ja mina olen seda mänginud. Mul on Note 9 siin taskus. Ja ei ole küll äge mäng. Mis jube on. No mis siis on? Kas on mõttes, et mäng on halb või see, et ta on telefonis on halb? Jah, ma olen seda mänginud ka siis, ütleme, konsooli peal ja telefonis mul on väga hea võrdlus selle teise ülipopulaarse samasuguse mänguga, mille nimi on siis PlayerUnknown's Battleground, PUBG. 2 sellist on ju nagu sama asi. Aga see Fortnite on udune. Graafika on selline kehv, hägune, see ei näe hästi kuidagi kohmakas mängu siis mehaanika, kuidas ringi liigud on, ma kõik on valesid samme, võib-olla ma ei oska mängida. Sa oled vana lihtsalt. Aga ma olen kuulnud, et teistel on sama häda, et see ei ole väga hästi välja kukkunud veel. Võib-olla tõesti on beta. No mina lugesin mõningaid teste ja siis öeldi, et
et ongi, kõik on halvasti. Eelkõige on halvasti graafika, mis on väga udune ja väga kehva, kuigi telefonid peaks tänapäeval olema suhteliselt head. No hästi hea võrdlus on selle teise pubkiga, see on nagu, kõik on terav, ilus, sile jooksab, aga see Fortnite on jah, minu jaoks on udune. Aga seal on üks asi veel, selle Fortnite'i puhul ja see on see, et sa ei saa minna Google'i Play poodi ja tõmmata sealt äppi nimega Fortnite, vaid sa pead minema kuhugi kodulehele, ma eeldan siis sellele mängutootja lehele või mingisugusele lehele, tõmbama sealt ühe faili, ühe äppi käsitsi alla ja laadima selle oma Androidi telefonis. See tegevus on tegelikult Androidi telefonides vaikimisi keelatud. See on nagu tikkudega mängimine. Turvaauk. Absoluutselt. Väga veider ja see on koht, kus võiks nüüd koostööd teha, et nagu ma ei tea, vanemad hoidke lastel silma peal ja targemad vaadake rumalamaid, et nad ei teeks lollu, sellepärast et tõesti sa ei saa Fortnite'i sealt, kuhu saad Androidi mänge, et Play poes ei ole seda ja siis, kui sa tõmbad sealt nagu justkui ametlikust allikast selle faili alla, siis telefon ütleb sulle, et siia telefoni ei ole lubatud paigaldada neid mingid võõraid faile. Kusagilt mujalt tulnud faile, jah. Pagan teab, mis seal sees on. Mida inimene muidugi teeb, ma tühistan piirangud ära, lähen selle menüüsse, otsin selle nuppu üles ja see on nagu Pandora laeka avamine, sest et igasugust jama võib niimoodi telefoni tulla. Jah, see põhiline oht ongi see, et kui sa tõmbad äppi kusagilt mujalt kui Play poest, Google'i poest, siis Google'i poes on nad ideaalis ikkagi kontrollitud need äpid, et nad teevad seda, mida nad lubavad ja nad ei müü siin naha ja karvadega mingitele häkkeritele maha või ei tee su mikrofoni ja kaamerat lahti salaja. Et see on väidetavalt ikkagi enam-vähem kontrollitud. Mis nüüd juhtub, kui te tõmbate selle kusagilt mujalt, siis muidugi on 99,999% kindel, et see suur mängutootja, kes selle Fortnite'i taga on, et nad ei hakka sellist pulli ka tegema, nad ei hakka teile valetama, nad ei saada mingisugust viirust teie telefoni selle Fortnite'iga. Aga kui seda mängu ei saa Playpoest tõmmata, siis see võib hakata levima ka niimoodi, et üks sõber saadab teisele lingi. Näed, see Fortnite'i fail on siin. Või kusagil keegi tõmbab mingist foorumist seda. Ja tõmba siit saab kiiremini. Tõmba siit saab kiiremini, see on kiirem server või mis iganes. Et kui juba tekib inimestel see harjumus paigaldada oma telefoni äppe väljaspoolt seda Play Google'i poodi, siis neid hakkab tulema ka jumal teab, kus kohast neid faile ja jumal teab, mis seal sees on. Ja see iseenesest, see tekib selline käitumuslik turvaauk, ma olen täiesti kindel, et kui juba praegu ei ole, siis homme on internetis väga erinevaid huvitavaid neid Fortnite'i faile, kus on ka igasuguseid sõpru on sees, lisaks Fortnite'ile. Paari interneti turvafirma mingit blogi ülevaadet juba ütlesid, juba levivad need nagu petu Fortnite'i lingid. Et inimesed on nagu kuskilt teada saanud, ma võin ju tõmmata selle võõra faili, et see ongi päris Fortnite ja teevad seda. Et sisuliselt on lugu nii, et kui te jätate oma korteri ukse lahti, siis juhtub pahu asju ja ärge pärast öelge politseile, et näed, tuli keegi. Et tehke ise nii, et te ei jäta seda ust lahti, ei tõmba faile võõrast kohast. Ja kui tõesti on Fortnite ja tõesti vaja, muidu ei saa elada, tehke korraks ära, otsige 100%, 110% õige mängutootja lehekülg, tõmmake ära ja pärast jällegi pange keelt peale, et ei saaks telefoni panna. Ja, et jumala eest ei hakka mingit sõpradelt mälupulgal mingisuguseid Fortnite'i faile vastu võtma, et igasugune selline tegevus on keelatud. Ja see on tegelikult erakordselt ohtlik pretsedent. Digitunni kuulajatel on keelatud see, pidage meeles. Võtke mõistus pähe päriselt inimesed, aga see on erakordselt ohtlik ja väga rumal pretsedent, mida see mängutootja on teinud. Ja ma täpselt ei tea, kas seal on veel mingi põhjus, kas mingi tehniline põhjus on ka, miks nad niimoodi otsustasid teha. See on väga, nagu Donald Trumpi puhul öeldakse, et väga ebatavaline samm, eks ole. Siis see on väga ebatavaline samm, trampilik samm. Aga ma arvan, et kui me küsime, et miks nad seda tegid, siis selge loogiline põhjus on raha. Et Fortnite ise on ju tasuta, aga seal saab osta vidinaid ja kulinaid ja umbes mütse endale või midagi sellist, eks ole, välimust peamiselt. Ja kui sa müüd seda nii-öelda, kui see äpp on tulnud läbi Google'i poe ja sa müüd seda läbi seda äppi, siis Google võtab sealt väikse vahelt kasu. Ja see mängutootja mulle tundub lihtsalt oma kasumi maksimeerimiseks on otsustanud seda vahelt kasu siis mitte maksta ja öelda, et me ei lähe sinna lollakasse Playboardi, et minge ise kui tahate, aga see nagu öeldud on väga halb mõte. Ja sellise jutluse saatel me lõpetame siis praegu esimese poole, läheme reklaamipausile, siis oleme tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Nii läheme digitunniga edasi.
mis siis eelmisel nädalal veel maailmas juhtus Eestis, tehnoloogia uudiseid nüüd väga rabavaid ei olnud, aga paar huvitavat uuendust küll. No Eestis ametnikud ja poliitikud tulid kokku trammi, kohtusid trammis. Oli trammi koosolek? Trammis oli PR-sündmus. Mis sisuks oli see, et nüüd Tallinna ühistranspordis saab hakata maksma pangakaardiga, viipekaardiga. Mis on mõnes mõttes kõva uuendus, sest aastaid on olnud ju see, et sa kunagi, ma mäletan, lähed sinna trammijuhi ja bussijuhi juurde ja paned sularaha luugist sisse. Aga seal on mitu aspekti. Esiteks on see kõik väga naljakas, sest et tallinlaste jaoks on see kõik mõttetu. Kui sa oled registreerinud ennast Tallinna linnas... Sul on see roheline kaart, eks ole, et siis sa ei pea niikuinii maksma. Niikuinii pole vaja. Oota, aga maksma saab hakata siis nende viipepangakaartidega? Viipad ja siis terminal arvestab, et selle kaardiga on ostetud üks pilet, täna kehtib ja siis sa saad ilma trahvi kartmata sõita. Eks see on turistidele mõeldud, on ju. Peamiselt. Suhteliselt hea mõte ju. Väga mõnus tundub, on ju, aga väga väikse mõjuga asi. Me uurisime, et palju see siis selline väga väike, palju need turiste ikka Tallinnas on, et palju see maksma läheb. Hea uudis on see, et ei lähegi väga palju maksma. See piletifirma tegi selle süsteemi, mis läks maksma, kas oli 6 või 7 kohaline summa, aga seda ei maksnud eestlased kinni, vaid rootslased. Miks? Et see Ridango on siis piletisüsteemide arendaja, tegi sama asja veel ka siis Gröönimaal, Rootsis, Leedus, Ukrainas, kus nad müüvad seda põhiasjaga, aga Tallinnale pakutakse teenust nii-öelda siis promohinnaga, et Tallinn on innovaatiline linn. Ja Tallinna maksumaksja hakkab maksma sihukese uuenduse eest 2200 eurot kuus, no kogu linna eelarvest kokku. Et 26 000 eurot. No võin ära jagada, et mitu senti see minu jaoks ma arvan, et väga vähe. No selline ühises kommunaaluudis on ju, aga miks minu jaoks veel huvitav on see, et tegelikult on nüüd see pangakaardiga viipamine, seda esitatakse jube mingi uuendusku asjana. Tegelikult on see, ma ei tea, Londonis on juba aastaid saanud metroosse minna pangakaardiga, mitte Oyster-kaardiga, vaid pangakaardiga saad minna metroosse. Ja mitte ainult pangakaardiga, vaid ka näiteks telefoniga, kus on NFC ja Apple Pay sees. See on huvitav, et põhimõtteliselt saaks nüüd ka Tallinn on valmis selleks. Meie pangad on valmis, meie tarbijad on valmis, et me saaks mobiiltelefoni võtta kasutusele rahakuti asemel. Viipad seal või käekellaga, seal on ka Apple Pay ja Google Pay, Android Pay on sees, et makse taristu on kõik valmis. Et tooge ainult nüüd need siia Eestisse, need laiendage, need Apple Pay'd ja Google Pay'd. Ja kui sa räägid juba Tallinna inimestest, kelle hulka me sinuga ju ka kuulume, et sõidame, et meil on need rohelised kaardid, ma arvan, mul on küll, ma arvan, et sul on ka, et meie elu teeks ju kergemaks ja mõnusamaks ka see ikkagi, kui me ei peaks mitte seda rohelist kaarti piiksutama seal, vaid tegelikult oleks normaalne, kui me ei peaks üldse midagi piiksutama, sest me oleme tallinlased ja see mingi jutt sellest, et meie liikumist analüüsitakse, see on tohutu statistika, ma ei seda juttu küll nii väga põhjalikult ei usu, aga kui juba Jumal on ikkagi ette näinud nii, et peab piiksutama, et siis äkki selle rohelise kaardi asemel me võiks piiksutada oma telefone või mingisugust tõesti nutikella. Ja tehniline lahendus tegelikult selleks on ju olemas, näiteks Telial on see M-tasku äpp, mis toimib, kuhu saab juba täna panna pangakaarte sisse ja kus saab, millega saab Selveris osta, nii et sa ei pea rahakottigi välja võtma taskust. Et ma olen täiesti kindel, et neil on tehniliselt ülilihtne see nii-öelda roheline kaart siis ka sinna panna, et ma saaks panna tegelikult trammi või bussi või trolli minnes oma telefoni selle kaardilugeja vastu ja kaardilugeja teeb piiks ja ütleb, et sõida aga. Apple'i telefone vist ei saa, ma arvan, sest Apple minu teada ei ole siiamaani seda NFC-d lahti teinud üldkasutuseks, ainult Apple Pay jaoks on tehtud. Aga Androidiga saaks küll. Jah, ma tahtsin nüüd sind parandada, aga kuna ma ei ole 100% kindel, siis ma ei ütle seda. Aga kõik, kes meid kuulab ja teab, kirjutage meile. Selle pileti teema juures ma pean ära mainima veel ühe teema, mida küsitakse alati, see eelmedal küsiti ka, et mis toimub rongides, Elroni rongides on juba aasta aega on sellised masinad üleval, kus on see viipemakse märk ja asjad kõik ja peal on kiri, me testime, siis jah, Elron on üle aasta aega neid testinud ja ei suuda neid ikka tööle panna. Seda tuleb ära korrata. Ja küll, kui me juba siin poolenisti või poole suuga Apple'it mainisime, siis läheme Apple'iga edasi. Uus iOS on sügisel tulemas, ilmselt siis septembris tuleb välja operatsioonisüsteemi ja nüüd üks nupumees on avastanud, et see uus iOS parandab märgatavalt ka vanemate iPhone'ide pildikvaliteeti. Ja mis puudutab siis just konkreetsemalt seda portree režiimi, mis oli tore avastus mingid aastad tagasi, kui tuli esimene iPhone 7 Plus välja, kus on 2 kaamerat, nagu 2 inimese silma. Lubadus oli, et need 2 kaamerat siis suudavad nagu näha maailma nii,
Need teevad kaugemad asjad teevad uduseks, lähemad asjad teevad teravaks ja siis sa saad sellise ilusa portreefoto just nagu peegelkaameraga tehtud. Muidu seda ei saa teha, ainult 2 kaamerat ja siis toimub see maagia. Ja siis tulid teised, nagu näiteks Google oma Pixel-telefoniga, kes ütles, et me ei tee piisab 1 kaamerast ja tegid väga vinge nagu selle portreerežiimi tarkvaraga. Tarkvara ise analüüsis pilti ja nägi, et taust uduseks, inimene teravaks. Ja uudis on selles, et jah, et Apple on nüüd järgi jõudnud Google'ile, et see uues iPhone'i tarkvaras, mis sügisel meile jõuab, mis tuleb ka vanadele mudelitele, saab siis teha ka ilmselt 1 kaameraga siis selliseid pilte, mis nagu võtavad juuksekarva pealt, eristavad, et näed, see on inimese nagu kujutis, mis on terav ja kõik taga on udune ja see on kihvt, see on äge. Kui sa tahad portreepilt ja ma olen ise selle Google Pixeli omanik ja ma tõesti pean kinnitama, et see portreerežiim toimib müstiliselt hästi, mida mis ongi puhtalt tarkvaraliselt või tehismõistus vaatab, et see on Hansu nägu, selle paneme teravaks ja seal taga see säbru, mis on, see on järelikult taust, selle paneme uduseks ja siis saame enam-vähem sellise pildi, nagu me oleks suure kalli profi teleobjektiiviga või portreeobjektiiviga teinud selle. Et nüüd siis on Apple ka seda tegemas, aga nüüd mul on selline kiuslik küsimus, et kui see režiim tõesti tuleb ja see nii hea on, et kas siis on vaja nendesse iPhone'idesse 2 kaamerat sisse? No, see lisab ju kaalu ja paksust võib-olla sellele kaamera asjandusele seal ja see on turundusargument ja kindlasti. Ma ei tea, et võib-olla siis äkki ülejärgmises iPhone'i põlvkonnas näiteks ei olegi vaja, et arvuti teeb selle töö ära. See kindlasti oli alguses müügiargument, et ostke see kallim mudel, kuna seal on 2 kaamerat ja rohkem asju. Nii, ja meil on viimase nädala uudisena siis jälle Eestist võtta selline, pigem selline statistiline mainimine, kahjuks isegi peab ütlema, et ühes Eesti perearstikeskuses krüpteeriti, nad said krüptoviiruse endale sisse ja 5000 patsiendi andmed on lukus. Ja see on selline korduv asi, miski pärast on suhteliselt palju just neid perearstikeskuseid, mulle tundub olnud, kes selle krüptorunavara ohvriks on langenud. On ja eks need arstid kurdavad, et see ei ole, nendel ei ole seda IT-pädevust, et aru saada ja ennast valmistuda, sest et sellise asja vastu, et sul tuleb mingi viirus ja võtab sul väga tähtsad patsiendi andmed, krüpteerib ära, on ju paar lihtsat meedet, et sul andmetest koopia. Midagi juhtub selle andmetega, sa võtad koopia, taastad sealt ja kõik toimib edasi. Nad saidki tegelikult oma andmed tagasi, nädalaga läks aega, et täpselt ei ole siin uudises nüüd kirjas, ma ei tea ka, et mis seisuga nad need tagasi said. Sellest kirjutati üks väljaanne kirjutas sellest, et nüüd maksti lunaraha. Sellega nad said tagasi. Nii et väga õpetlik lugu, et sa maksad ja see on väga suur risk ka, et kas maksta või mitte, et tihti nii sa maksad. Kas sa saad midagi vastu ka või ei saa? Absoluutselt. Nii et varukoopiad ei ole keeruline teha ja palgata mõni IT-mees appi, et kes teeks varukoopiaid. No üldiselt ka brauseris elavad pilvepõhised teenused, muide. Mulle tundub, on suhteliselt hästi kaitsnud. Mul on väga raske ette kujutada, et krüptorunavara krüpteeriks minu Google Drive'i näiteks ära. Failid, mis seal on, aga mine tea, kurjategijad on alati sammu ees headest, aga ühesõnaga õpetlik ja ma olen peamine on see, et meil on hästi palju selliseid väikseid ettevõtteid, kelle jaoks andmed võib-olla vanasti ei olnudki nii väga olulised või on nii hirmus olulised, olgu see, ma ei tea, kas või autopesula, eks ole, või perearstikeskus ja nad ei ole harjunud oma IT hoolduse ja sellise halduse eest väga muretsema, ma arvan, aga tundub, et see aeg on käes ja isegi üle, et peaks väga muretsema, aga meie saate esimene pool on sellega läbi, teeme väikse pausi ja siis räägime digitaalsest heaolust. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Hans Lõugas ja Henrik Ronemaa on saates. Ja räägime nüüd siis tänase saate teise poole sellist, kuidas ma ütlen, digitaalse heaolu nutisõltuvuse juttu. Kas meie saade ei ole siin aastaid ju rääkinud sellest, et heaolu on see, et sul on kõige viimased seadmed, kõige võimsamad, vanemad sul ekraanipilt on kõige teravam, sa oled alati ühenduses, kestab kaua, sa oled ülikiires netiühenduses, aga nüüd on mingisugune nihe toimumas lõpuks, et meie siin räägime juba ka sellest, et võib-olla on heaolu ka see, et kust ei ole kogu aeg nende seadmetega koos. Ja et me oleme, et hea on olla ka ilma. Ja on ka ilma olla vahel, jah. See on selline normaalne vaikne nihe, ma arvan, et
ise ka mäletan, et kuidas ma kogu aeg tahtsin järjest suurema ekraaniga telefoni ja siis mingil hetkel selgus, et järjest suurema ekraaniga telefon ikkagi ei ole hea mõte. Tootjad muide siiamaani vist ei ole sellest aru saanud, ikka teevad järjest suurema ekraaniga. Aga et võib olla ka väiksema ekraaniga telefon ja ma ei pea kõiki asju kogu aeg tegema seal telefoni peal. No see on normaalne, kui tulevad uued tehnoloogiad, eriti meil, kelle jaoks on elukutse, siis sa oled seal nagu väga sees ja proovid kõiki neid asju teha ja proovid kogu seda elustiili, mida turundajad ja tehnoloogid sulle müüvad, eks me saamegi raporteerida, et kas meile nüüd siis pärast 10 aastat on tundunud, et see on okei ja võib-olla me oleme ka selles mõttes nagu esirinnas, et ma arvan, et ei ole nagu hirmus palju inimesi, kes teadlikult seda oma kogemust, ma ei tea, vähendavad või üritavad kontrollida või näiteks ka oma andmete jagamist, et ka meie töö ilmselt on seal esirinnas olla. Ja samas jällegi ma usun, et see on üha leviv, et paljud inimesed märkavad ise, et nad upuvad sinna sisse ära. Et need seadmed on sellised, mis on loodud su tähelepanu püüdma kogu aeg 24 tundi ööpäevast ja sa märkad, et sa kaod sinna ära või liiga palju paned aega ja midagi vastu väga ei saagi lõpuks, et võiks ju vähemaga hakkama saada. No aga proovime siis vähemaga hakkama saada. Me teeme sellise kogemuste vahetamise nippi või nurga, ma arvan siin praegu, et raadiokuulaja võib ka olla meiega ühes ruumis ja midagi kõrva taha panna või ise kasutusele võtta. Meil on selles mõttes suhteliselt sarnane olukord, eks ole, et me oleme ise tehnoloogiagranikud, me oleme harjunud selle sees elama, meil on pered, lapsed, et enam-vähem ka siis väiksed lapsed, et teismelisi kellelgi kodus ei ole, et me saame oma sellist kogemust jagada. Aga kui endast alustada, siis mul on siis 2 nagu põhiasja, mida ma alati teen, kui ma ka uue telefoni saan. Et esimene on see, et kõik teavitused, mis on häälega maha, välja arvatud kõned, isegi SMS-id vist on maha võetud, et mu telefon ei tee häält ja valdavalt isegi kõnede puhul ta ei tee häält, vaid on kas vibra või ta on üldse hääletu peale, ma aegalt vaatan ja helistan tagasi. Et selle mõte on see, et kõik äpid tahavad sind segada kogu aeg. Igal äpil on midagi tühist alati teatada ja siis ta teeb seda plönniga ja siis see sunnib sind katkestama, mida iganes see oli, mida sa hetkel tegid. Isegi kui sa ei tee midagi mõistlikku, vaid lihtsalt unistasid, siis ta sunnib sind katkestama. Ma võtan alati kõik hääled maha. See on väga hea soovitus ja ma olen sama teinud ja siin on 2 varianti, kas sa paned hääled maha või siis mina olen üha rohkem hakanud ütlema ka ei, et ma lülitan äpil kõik teavitused välja, et see äpp ei saagi ühtegi teavitust anda mulle, ei häälega ega hääleta. Ja ma alati nagu ise üks kuradik mu ola peal ütleb, et kuule, sa jääd millegist heast ilma nüüd on ju, et seal on midagi olulist sulle kindlasti tuleb. Ja teine tegelane mu teise õla peal ütleb, et kus sul on seda vaja, sa lähed vaatad seda äppi. Ja see on, ja lõpuks mulle ka väheks jäänud, mida ma tõesti tahan, et need teavitus tuleks läbi. Nii et tõesti, kõik teavitused tahavad sinuni jõuda, aga tegelikult sa ei peaks neid kõik endale lubama sinu juurde. Kas sul e-posti teavitus on või ei ole? Mul on e-posti teavitused on ja 1-2 sõnumi äppi on ka. Mul on 1-2 sõnumi äppi, aga e-posti võtsin maha. Ja tuleb välja, mitte midagi juhtunud. Et teed aeg-ajalt lihtsalt, ma teen selle e-maili äpi lahti, vaatan, kas on midagi tulnud. Võib-olla peaks ka siin välja lülitama. Ma arvan, et see nõudis julgust, ma ütlen päriselt, see nõudis julgust, mul oli telefon käes, mõtlesin, et kas ma tõesti nüüd esimest korda elus lülitan e-posti teavitused välja, lülitasin välja, mitte midagi halba pole juhtunud ja siis lülitasin arvutis ka välja. Nii et ma ei saa neid fisikesi aknakesi või mingid plönne, et kui keegi on mulle kirja saatnud. Lihtsalt ei saa ja kõik. Kui te nüüd olete Henrikule mõne kirja saatnud, pole vastust saanud, siis... Ei, aga ma käin seda ikka vaatamas. Muidugi on palju inimesi, kes ka ei saa vastust, sest ma saan kahjuks või õnneks väga palju kirju. Need ei ole seotud oma vahel, aga ükski kiri mulle ei jää lugemata sellepärast, et ma ei saa seda teavitust. Ja selle teavituse probleem ongi just see, et ta lihtsalt hajutab su tähelepanu ära. Ja sa teed midagi, sa oled mõttes, sa oled jõudnud just mingi geniaalse ideeni ja siis tuleb mingi plönn, eripakkumine, sooduspakkumine. Et sellele äpil või seadmel on nagu õigus sind segada on ju keskendumises, et see ei peaks nii olema. Mis edasi teha, kui teavitusteks, aga need äppe on ikkagi väga palju seal, mis kogu aeg meelitavad oma ikoonidega. Vähemaks võtta, jah? Vähemaks võtta, jah. No minu sellegune samm on see, et see ei ole mingi kõrgtehnoloogiline lahendus ja midagi erilist. Kustutada. Ja ma olen ise olnud sellises tsüklis, võib öelda vist. Sul on mingi äpp, mõnikord on see mäng, mõnikord meie sotsiaalmeedia äpp meil siin, kasutan seda hirmus palju, siis märkan ennast, et ma olen seal nagu, kulutan liiga palju aega, kustutan ta ära, läheb paar päeva mööda, panen ta tagasi, ei saa veel lahti, ja olen veel seal natukene selle küüsis, kustutan uuesti ära. Nii et
et see on selline võitlus iseendaga, aga see, kui sul ei ole seda ikooni telefoni siis seal ekraanil, see vähendab alati võimalust, et sa nagu paneksid sinna mõttetut aega. Kui sul on seda väga vaja, siis sa saad selle kuidagi info tehtud, et teenusega kuidagi teistmoodi kätte ikka. No näiteks, mida sa oled ära kustutanud? Ma olen vist Twitterit kustutanud ja neid mänge on ikka hulga ka. See sama Fortnite, millest me rääkisime, ja see teine mäng suve alguses ma eriti lähemalt tutvusin nendega tööalasel eesmärgil, aga see läks juba üle piiride, ma ise tunnistan mingitel õhtutel ja siis ma kustutasin ära, panin varsti tagasi ja kustutasin lõplikult ära, nii et palju mõnusam tunne on praegu. Aga ma tean, et mul ei ole seda ikooni seal, alati kui ma teen telefoni lahti, et midagi muud teha, siis vaatan, aga teeks siis, vaadaks, mis toimub seal. Ja ikooni ei ole, ja kui ma saaksin talle piirangu peale, et ma ei saa teda tagasi paigaldada, see oleks ka võib-olla nõrgema iseloomuga hetkedel väga kasulik. Ja et see äpipood ütleb sulle, et kuule Hans, sa ju lubasid. Sa ju lubasid. Mis see siis nüüd olgu? Ja see on hea mõte, mina olen ka ära kustutanud sotsiaalmeedia äpid, kõik. Ei ole Facebooki, ei ole Twitterit, ei ole Instagrami. No ma Instagramis üldse ei tee ka midagi. Aga see ei ole väga edukas nagu selles mõttes olnud, et ma käin läbi brauseri seal. Aga kas sa siis brauseris trükid sisse F-A-C-E-B-O-K? No ma pean ainult F-tähte vajutama seal ja juba ta on, eks ole. Juba antakse. Ja, või T-tähte, et Twitterisse jõuda. Et võib-olla ta midagi on minuga teinud, kõikidest teavitustest ma olen niikuinii pääsenud sellega, et mul neid äppe ei ole. Aga see otseselt ei tähenda, et ma seal ei käiks, et ma ikkagi suhteliselt palju just sellistel see suvalise hetkeharjumus on nagu väga hull, et sa oled, ma ei tea, ootad lifti või oled kassasabas või kus iganes mingisuguses olukorras on ju, et hästi automaatselt läheb nagu käsi sinna, et võtan siis telefoni kätte, refresh Facebook, et kas seal on midagi. Ja alati on midagi. Ja see on täiesti nagu üleüldine meie ühiskonnas. Eile olin ühes veebipoes, ootasin oma tellimuse kättesaamist, mingisugune anti, ja siin tuli inimesed veel, järjekord, poe järjekord automaadiga. Ma vaatasin ringi mustrit, inimene tuleb sisse, näeb, et on järjekord, võtab pileti numbri sealt automaadist ja teeb lahti oma telefoni. Lõpuks vaatasin 10 inimest seisab ja see nagu see meil ju muutunud standardiks, et sa teed mingis hetkes täidad oma augud selle Facebooki või Twitteriga. Ja, aga ma arvan, me teeme siia väikse pausi ja siis räägime, et kas sellest on ka võimalik lahti saada. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi ja jäime siis pooleli sinna, et kas on võimalik midagi teha, et selline igal suvalisel hetkel korraks telefonist nii-öelda millegi vaatamine ei oleks halb harjumus. Sest tegelikult see on halb harjumus. Ma olen ise testinud ennast selle koha pealt just, et oledki kassasabas, teed telefoni lahti, loed sealt midagi, paned kinni, et kas mul 5 sekundi pärast on meeles üks asi ka, mida ma sealt lugesin. Ja tegelikult ei ole. Tegelikult see on mingi selline protsess, mis läheb ajust nagu mööda. Või mingisugusest mõttekeskusest. See voolab läbi lihtsalt sinust, et sa teed midagi, aga sa tegelikult ei tee. Ja see näitab minu arvates, et see ei ole mõtestatud tegevus. Tegelikult võiks seda mitte teha, aga väga raske on. Ja mul ei olegi mingisugust väga head lahendust sinna. Mul ka ei ole, aga mõtlen, kui kuulajatel, kui teil on soovitusi, kuidas kasulikuks teha need hetked, siis ja teie oma kogemus ütleb. Võib-olla heegeldada midagi. Ma mõtlesin, et kas keeleõpe võiks olla see, et ma tean, mina ise olen proovinud, aga mõned õpivad keelt niimoodi, et sa oled väikeste nagu nublakate kaupa. Järjekorras oled paar minutit, õpid hispaania keeles hola, cerveza ja siis lähed edasi ja midagi jääb sul äkki pähe. Aga ma ei tea, kas see on turundusjutt, mida need keeleprogrammid ütlevad või on meil äkki mõni inimene, kes päriselt ka niimoodi keelt õppinud on, et see huvitav oleks kuulda. Et kes on saanud kuskil poe kassasabas passides või vetsus käies, kes on saanud hiina keele selgeks, siis andke meile teada, et me kutsume teid külla, teeme teiega saated, see oleks erakordselt huvitav. Te peate hiina keeles rääkima. No vähemalt mõned laused, jah. No Google ja vist Apple ka oma uues iOS-is ju püüavad seda, et minul on see Android 9 ja ma sain liikuda Digital Wellbeing nimelise Google'i rakenduse beta-versiooniga. Ja see on siis digitaalse heaolu rakendus, mis tähendab, et minu telefoni tekkis nüüd siis selline infokeskus, mis on tõesti praegu beta.
ja ilmselt ta täieneb aja jooksul, aga ta näitab mulle, palju ma olen siis jooksvalt täna näiteks telefoni kasutanud. Ma saan siia tulla aeg-ajalt, see on selline Süümeka-keskus. Täna on, nüüd ma pean ütlema, me salvestame seda saadet natuke ette, et kell on 9:30 hommikul hetkel ja ma olen tänaseks 17 korda telefoni avanud ja saanud 17 teavitust. Ja ma olen kokku oma ekraani passinud 29 minutit. Sa oled juba pool tundi oled juba kulutanud selle ekraani peale. Jaa, millest enamus on brauserid. Kuna sa oled kõik äpid eemaldanud, siis sa käid brauserita. Ma teen kõik asju brauseriga. Selge. Ja siin mõned muud asjad on ka veel, et 1 minuti olen veetnud telefoni äpis ilmselt kellelegi helistades või midagi ja 1 minuti olen meili lugenud, aga see pool tundi on tiksunud kokku täna. Võib-olla midagi sellest oli veel nagu oli ka peale kesköine aeg, me ei saa välistada. Ja ühtlasi ma saan seada endale äppide kaupa siin ajalised piirangud. Näiteks mul ongi pandud Chrome'i brauser tund aega päevas. Ja see süsteem on nii karm, see on nagu selline vana karm õpetaja, et kui see tund aega saab läbi, mis ma olen endale piiranguks pannud, siis sekundi pealt pannakse see äpp mul kinni. Keegi ei küsi, keegi ei hoiata, ta hoiatab ette, et sul on 5 minutit, sul on 1 minut, et kuule, on ju, hakka nüüd kokku tõmbama, aga sa ei saa mitte midagi teha ka. Mitte midagi, sul võib olla maailma kõige olulisem asi pooleli. Ja paneb põmm. Nägemist. Tänaseks on aeg läbi, poiss. Ja siis see ikoon tehakse mustvalgeks ja kui ma seda avada püüan, siis ta ütleb, et ei saa. Et sinu aeg tänaseks on läbi. Ma võin muidugi minna settingutesse ja selle kõik välja lülitada. Aga siis sa lähed nagu päris iseendaga vastu. See on suhte jah, et ma seda sammu ei ole veel teinud. See just kui nagu töötab, aga ta ei tööta selle sellise mikroscrollimise osas kuskil kassasabas, sest seal see tund aega täitub ikkagi õhtuks. Mis kell õhtuks see siis täitub? Ega iga päev ei ole täitunud, aga üldiselt ma ei tea, tavaliselt hullu ei ole, ongi selline enne magama minekut või ma ei tea, kui vaatad veel voodis, loed mingid uudised või vaatad telefonist midagi, et siis tavaliselt telefon ütleb, et nüüd on kõik, et nüüd ära nüüd rohkem tee. Aga ta ei aita just selle päevase pisiscrollimise vastu küll mitte kuidagi. Ja teine asi on see, et kui sul on ikkagi sõltlase aju, mis tahab seda saada, siis okei, ma olen Chrome'i lukku pannud, aga siis sa hakkad avastama telefonist igasugused muid äppe, mida ma ilmselt pean nüüd hakkama ka lukustama, näiteks Google News, seal saab uudiseid lugeda. Käid neid scrollimas. YouTube, RSS-i äpp, igasugused asjad on, mingid mängud on telefonis, mida ei ole 2 aastat muidu keegi avanud. Et kui sul see vajadus nagu ikkagi on, siis see, et sul on üks äpp ja mustvalgeks läinud, see väga palju nagu edasi tegelikult kahjuks ei aita. Et peab ise tugev olema. Ja ta tuleb kuskil poolele maale sulle vastu, aga nii öelda, jah. Ma arvan, et see nõuaks nagu mingisugust nupukust võib-olla sellelt digitaalse heaolu keskuselt ka, et ta ütlebki, et kuule, et sa oled siin viimase 2 tunni jooksul, sa oled 17 korda brauseri lahti teinud ja korra Facebooki refreshinud näiteks või et kuule, kas sa ikka päriselt või? Aga seda on tunduvalt keerulisem sisse viia, kui lihtsalt mingit sellist tuima sekundi lugemist. Ja muidugi on veel huvitav see, et kui te nüüd olete mitte ainult iseenda eest ei hoolitse, vaid näiteks ka mingi pereliikmete või laste eest, kellel ei ole lapsi, seda võib-olla see järgmine jutt ei huvita, need, kellel on, kõrvad on hirmus kikkis, sest olles tehnoloogia ajakirjanik, ma olen läbi aastate saanud nii palju küsimusi lapsevanematelt, et kuulge, aidake, mis me teeme, et kas on mingid vahendid selleks, et piirata seda, mida laps teeb selle seadmega. Ja väga ei ole tegelikult väga efektiivsed olnud. See sama asi, millest sina rääkisid, Google telefonid, Androidiga telefonides ja iOSis on tegelikult nüüd sellel aastal alles nagu päriselt nagu levimas, et iPhone ja iPadisse tuleb ka sügisel see võimalus, mis on nagu väga detailne ja konkreetne selline, et sa jälgid, mis äppe tehakse ja paned piirangud peale. Mina väga ootan seda, et näiteks olukord, kus on lapsel on tahvelarvuti või mingi vana telefon, siis on võti selles, et tal peab olema oma konto, lapse konto, ja lapse konto liidetud mingi vanema kontoga ja siis sa saad hakata kontrollima seda ja saad nii-öelda siis sellist vanemlikku kontrolli seal harrastada. Juba praegu on väga efektiivne see, et iOSis on tehtud see päris heaks, et sul on nagu alaealise konto, kes võib surfata selles äpi poes, nii kui tahab, nagu ta leiab mingi mängu ja leitakse seal väga palju, seal on kõik on mänge täis. Sa vajutad, et ma soovin seda. Ükskõik, kas see on tasuline või tasuta. Alati tuleb siis vanema seadmele küsimus. Kuule, ta tahab seda kas tasuta mängu või maksab 99 senti, oled nõus või ei ole. Sa saad kõik heaks kiita või siis tagasi lükata.
see on juba praegu, aga mida ma ootan, et siis on tõesti, et see sügisene uuendus toob selle, et sa saad panna need aja sellised piirangud peale, mida see väike kodanik teeb oma seadmega, kui kaua ja Apple mõel tutvustab sellist nagu virtuaalse taskuraha mõistet, et see taskuraha on siis ekraaniaeg, on ju. Et kui sa oled tubli, siis antakse sulle juurde sel nädalal 2 tundi lisatundi mingisugust mängu või YouTube'i aega. Aga tubli siis kuidas? Koorib kartuleid? Või no see on sinu enda kokkulepe. Et sa ise saad siis anda oma telefonist öelda, et väike Hugo oli hea poiss täna. Et... Täpselt ja vaadata, kuhu Hugo'l see aeg läheb ja kui palju ta on olnud ja täpselt ka siis läheb liiale, siis läheb see klõps kinni nagu sellegagi. Mis seal on muidugi suured piirangud on ju, et kui me räägime, mida teevad lapsed seadmetega, siis igaüks, kes näeb, te ei pea olema lapsevanem selleks, kui käite kohvikus või kuskil väljas, siis te näete, et antakse lapsele ekraan kätte, siis ta vaatab YouTube'i alati. Ja sa ei saa vanem ei saa kontrollida, mida YouTube lapsele näitab. Seal sees piiranguid nagu ei ole, et YouTube ei ole küll täitsa mingi sobimatut sisu seal ei ole, on ju, aga ikkagi no on ikka ka. On mingi jura, lihtsalt sa näed, et see on nagu mõttetu jura ja see on suur teema, et seal on hakanud levima sellised absurdsed algoritmilised mingisugused plönnid, mis hüppavad ja tõmbavad lapse tähelepanu, millel pole mingit mõju. Nii et seda ei saa kontrollida. Jah, üldiselt mulle tundub ikkagi selle diskussiooni need diskussioonid ikkagi lõpevad seal, et ise peab inimene olema. Et meil on ikka üliraske lükata seda kuhugi Google'i või Facebooki või Apple'i nagu kraesse ja öelda, et ausalt ma ei suuda enam, et palun tee minuga midagi või et ära näita või ära anna või et noh, ikkagi sa oled ikkagi nii palju sellest tehnoloogiast targem, et sa saad, kui sul on vaja, siis sa saad ta üle kavaldada ja saad sina ja saavad su lapsed ja nad leiavad sõbra, kellel ei ole seda piirangut või noh, alati mingi variant on, et kahjuks peab ikka ise inimene olema. Ja muide parim nipp üldse koduses keskkonnas, ma arvan, et see on ainuke nipp, mis üldse töötab, on see, et telefonid ei ole korteris kaasas, on koridoris. Mina selles mõttes mitte nagu korteri välisuksed aga koridoris, aga seal, kus teie oped on. Telefonid on seal, mina läksin poodi läksin Amazoni ostsin 5 euro eest seiretega äratuskella. Et ei oleks telefonid magamistoas. Ja see on ainuke asi, mis toimib päriselt, et nad ei ole sul kaasas ja see on see, mis aitab selle harjumusliku korraks nagu scrollimise vastu. Suhteliselt mina ei tea paremat nippi. Nii selline digitund oli meil, mis oli nagu mitte digitund. Analoogtund. Analoogtund. Öösiti, tehk analoogtund, päeval digitund. Jah. Aga aitäh kuulamast ja me oleme järgmine nädal tagasi eetris. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.